kas sina oled vaadanud seda vist rohkem nagu Ameerikas tuntud või äkki isegi Suurbritannias tuntud lastesaadet Sesame Street? Ma ei ole kunagi olnud Sesame Streeti vaataja, aga ma olen teadlik, et see eksisteerib. Sellele viidatakse vahet pidamata kõigis muudes, ma ei tea, teostes, ükskõik mis meediumist me räägime. Enne kui me täna hakkasime seda tavalist saate alguse lugemist või siis numbrite lugemist tegema, mida me kasutame selleks, et siis 2 eri kohas salvestatud heli pärast sünkrooni panna, siis sa tegid mingisuguse siukse Count Dracula nalja ja mul tuli kohe sellega meelde, et järgmine kord, kui me teeme seda sünkrooni lugemise numbrite lugemist, siis võiks lugeda nagu Sesame Streetis olev Count, et niimoodi 1, 2, 3, et see võiks olla nagu selline meie teema. Mis puhkudel ta teeb selliseid countdown'e? Ma ei tea, ma ei ole ise kunagi Sesame Streeti vaadanud. Küll aga kuidas sa sellest teadlik oled? No ma ei tea, see on ka üks nendest kultuurilistest meemidest, mis nagu kipub põlvkondi ja ma ei tea, ühiskondi ja kultuure nagu purustades või ületades siis liikuma ümber maailma ja ma olen seda kuskil näinud. Ma saan aru, ma võtsin kiirelt siin nüüd Wikipedia lehe ette ja ma saan aru, et tema nimi on Count Von Count. Ja ta on tehtud paroodiana Bela Lugosist, kes siis oli kunagi, ma ei tea, kas see oli siis Hollywoodis, siis kui oli see staarisüsteem selle kuldajal, siis oli näitleja, kes mängis hästi palju erinevates õudusfilmides ja mängis siis ka Draculat siis filmides ja ma saan aru, et ka laval. Aga ma saan aru, et see point, et miks ta niimoodi luges või mis tema nagu selle tegelase point oli see, et ta siis õpetas lapsi lugema, kuna Sesame Street siis oli lastesaade ja siis sellisel aeglasel ja nagu ennast kordaval viisil ta siis õpetas lapsi lugema. Kust ma seda näinud või kuulnud olen, ma ei tea. Ma eeldan, et kuskilt Simpsonitest nagu ikka nende asjadega on. Et kuskilt sealt see viide ilmselt tuleb. Ja kusjuures võib-olla ei ole kaugel see aeg, kus me saaksime rääkida Simpsonitest nagu võrdne võrdsega. Mis see tähendab? Sest et üle-eelmises või eelmises osas tegid mingisuguse Simpsoni nalja, millest ma ei saanud aru ja siis selgus, et ma olen Simpsoneid näinud liiga vähe, et sinuga vestelda kui võrdsega. Sest sina oled väga palju vaadanud, mina olen väga vähe vaadanud. Kuigi ma olen Simpsoneid oluliselt rohkem näinud kui Sesame Streeti kahtlemata, sest et Simpsonid on selline sari, mis lihtsalt mängib igal pool taustal. Isegi kui sa ei ole Simpsonite vaataja, siis väga raske on mitte sattuda Simpsonite peale. Kas kellelgi külas olles või ma ei tea, kuskil hotellis kanaleid klõpsates, kuskilt ikkagi tulevad Simpsonid varem või hiljem. Kui sul on mingi telekas, mis näitab vähemalt mingite 50 kanalit, siis on täiesti kindel, et üks nendest kanalitest ükskõik mis ajahetkel näitab parasjagu Simpsoneid. Jaa, absoluutselt. Ja minu väljavaated saada sinuga võrdseks on päris head, sellepärast et ma hakkasin Simpsoneid vaatama otsast peale nüüd. Hakkasin esimesest hooajast peale. Ja sellest on saanud mingisugune praeguse sükse pimeda sügis-talveperioodi lohutus mulle, et kui ma tahan sükest mõnusat, ma ei tea, rahulikku, samas nagu sükest mõnusalt elevust täis meeleolu, siis ma vaatan Simpsoneid. Ma ei tea, miks see mulle nüüd niimoodi mõjub. Ma ei tea, mis seosed mul varem, ma arvan, et varem olid Simpsonid seotud lihtsalt mingisuguse nagu lahedusega üleüldiselt, et mulle tundus, et Bart Simpson oli lahe, sest et eriti veel, kui ma olin ise, ma ei tea, 12-13 aastane poiss nagu Bart, siis mulle tundus, et see on lihtsalt nagu cool, et kuskil on mingisugune süke kangelane, kes on täpselt nagu mina ja mu sõbrad, on ju, samasugune süke marakratt.
Aga nüüd, olles, ma ei tea, Homeri vanune ilmselt, on ju. Nüüd mulle nagu meeldivad veel rohkemad asjad seal sarjas. Et see isegi ei piirdu ainult Bartiga, vaid kuidagi kõigi nende tegelaste sihuke elukäik on lihtsalt huvitav ja see on huvitav, kui palju hinge selles sarjas ikkagi on. Et ma mäletan, et sa oled mulle rääkinud. Kui kaugel sa oled? Ei, ma olen alles esimeses hooajas, nii et mul ei ole nagu, sellepärast ma ilmselt räägingi nii, ma ei tea, ülistavalt. Sest et ma mäletan, et sa rääkisid või viitasid või mitmel korral oled viidanud mingisugusele YouTube'i saatele, kus analüüsitakse Simpsonite tõusu ja langust, et kuidas Simpsonid on kuidagi mandunud ja nii, on ju. Et mul on veel pikk maa minna sinna mandumiseni, väidetava mandumiseni. Aga ma naudin seda teekonda igal juhul, et hästi mõnus asi, mida ma ei tea, enne magama minemist vaadata. No esimesed 3 hooaega on Simpsonites kindlasti nagu hästi-hästi südamlikud ja kohati nagu väga et nad nagu tõesti lähevad hinge, mõned osad on nagu nii sellise armsa või kurva või mis iganes sellise emotsiooni peale üles ehitatud, et nad nagu toimivad väga hästi, aga jah, mind väga huvitab, kui kaugele sa jõuad enne, kui see sari sind ära tüütab, sest mina olen nagu Simpsoneid põhimõtteliselt nii kaua, kui ma mäletan, et ma olen elanud, olen ma Simpsoneid näinud, alates nagu kõige varasemast lapsepõlvest, kus ma mäletan, et ta lihtsalt kuskilt telekast vahel tuli ja mul ei olnud selle sarjaga nagu mingit arusaama peale selle, et ta on nagu tore multikas, kuni selleni, et ta jooksis siis Eesti kanalitelt mingi hetk ja ma vaatasin teda mingil kindlal kellaajal telekast, kuni selleni, et mingi hetk, kui hakkasid autodelt maha kukkuma siis erinevate sarjade box-setid, nagu see ikka tänaval kipub ju olema, eks ole, et siis sai läbi vaadatud põhimõtteliselt järjestikku kõik Simpsonite osad hooaja kaupa ja seda siis ka korduvalt, et ma arvan, et enam-vähem esimese mingi 13-14 hooaja igat osa olen ma minimaalselt, ma ei tea, 5-10 korda näinud oma elu jooksul. Ja ma vaatasin Simpsoneid, ma ei julge sulle praegu öelda mitmenda hooajani, ma olen näinud põhimõtteliselt igat Simpsonite osa, aga ma kardan, et see võib olla umbes 20. hooaja kandis, millal ma otsustasin, et ma ei suuda enam vaadata, sest see sari, eriti nagu täna vaadates nagu järgi neid osi, mida ma ilmselt samamoodi nagu sina vahel Disney Plussist, eks ole, õhtuti teen, siis mina ütlen, et see sari oli väga hea umbes 10. hooajani ja pärast seda enam mitte väga. Ja ütleme, ma tean, et näiteks kuna hooajad, ma ei tea, 11-13, ilmselt ka, ma ei tea, 14 jäid ikkagi sinna minu nooruspõlve aega, siis mul on nendega nagu selline nostalgia või see on mingi 90ndate lõpp, 2000ndate algus. See on nagu selline aeg, mis võib nagu mõjutada ikkagi inimest väga palju, et nad on mul hästi meeles ja nad tekitavad mul sellist nostalgia feelingut, aga mida hooaeg edasi nagu sealt 10. ülespoole, seda halvemaks nad on läinud ja see nii-öelda armas südamlik Homeri tegelane nendest esimestest hooaegadest, kes on küll vahel natuke liiga isekas või rumal või lihtsalt nagu mõistab asju valesti, aga ta tegelikult armastab oma perekonda ja kui ta näeb, et ta teeb liiga teistele või oma perekonnale, siis ta nagu kahetseb seda ja püüab seda paremaks teha. See tegelane mingi hetk asendus tegelasega, mida Simpsonite kogukonnas kutsutakse jerk-ass Homeriks, kes lihtsalt on nagu, põhimõtteliselt Simpsonite maailm nagu transformeerus, et kui varem olid seal tagajärjed, siis nüüd nagu täna Simpsonites tehakse põhimõtteliselt sama asja nagu Family Guys, et nagu sa võid teha nagu absurdseid nalju, sellepärast, et mitte millelgi ei ole tagajärgi. Et see on nagu see üks asi, mida palju räägiti. Ja muidugi, kui sari nii kaua kestnud on, siis üks hetk ilmselt tal saavad ka, ta relevantsus hakkab vähenema ja siis tuleb teda ümber teha ja teistmoodi teha ja palju sa neid lugusid ikka suudad seal nagu huvitavalt rääkida. Väga huvitav. Minu ettekujutus või, ma ei tea, ennustus oli see, et Simpsonid muutuvad ajas lahjemaks ehk siis nagu vähem julgeks.
ma ei tea, kas see on tõsi, sest ma ei ole vaadanud uusi hooaegu. Mis sa mõtled nagu selle julguse all? No olles läinud algusesse tagasi, üllatas mind see, et Simpsonid on olnud vähemalt päris siuke raju seriaal ka, et seal juhtuvad päris õudsed asjad nende, no kõigi tegelastega, mitte ainult nende lastega, ja kuidas Homer ma ei tea, kägistab Barti umbes, kui ta nagu pahandab ta peale ja noh, et mingid siuksed nagu väga veidrad, no et lapsi nagu ei kohelda just liiga hästi seal sarjas, vanemad on vägagi ebatäiuslikud, see Homeri tööandja on vägagi õel ja korrumpeerunud magnaat, on ju, et noh, see on nagu siuke, see oli nagu hämaram seriaal, kui ma mäletasin, sest millegipärast ma kuidagi mingil hetkel liikusin, on ju, Simpsonitest edasi ja hakkasin vaatama rohkem South Parki ja natukene ka Family Guy'd hästi natukene. Ja siis ma kuidagi harjusin ära mingisuguse uue siukse vägivalla ja rämeduse astmega ja ka absurdi astmega. Ja tagasi vaadates hakkasid Simpsonid tunduma kuidagi hästi süütud. No, et natuke hakkas tunduma juba nagu, et Simpsonid on siuke laste multikas ja South Park ja Family Guy on siis juba nagu sellistele nagu noh, teismelistele või noortele täiskasvanutele, on ju, kes juba nagu saavad aru natuke nagu julgemast huumorist. Aga ei, et ma võin isegi öelda, et kuigi Simpsonites, võib-olla see mulje jäi ka sellest, et vaata, nendes teistes mainitud sarjades ropendatakse ka, et kuna Simpsonites ei ropendata vist mitte kunagi, et siis kuidagi mulle tundus, et see on nagu siuke seriaal, kus alati püütakse jääda mingisugusesse turvalisse mingile turvalisele alale nagu lugusid jutustades ja dialoog kirjutades, aga ei, sugugi mitte tegelikult, et noh, ma ei tea, et kohe, kui tulid need esimesed Itchy and Scratchy show videod ka, siis ja see kass seal jälle lendas tükkideks mingisuguse plahvatuse tagajärjel ja soolikaid ja konte lendas ja nii edasi, et siis ma vaatasin, et okei, tegelikult Simpsonid on teinud seda sama asja, ma ei tea, aastast 89 peale. Rääkimata alkoholismist ja muudest sellistest üli tõsistest ja ränkadest teemadest, mis Simpsonid jaa, ma ei tea, millisesse hooaega see osa näiteks kuulus, aga ma mäletan sellist osa, kus Homer avastas, et relvaga on jube hea, et elu on palju parem, kui sul on püstol. Ja siis ta kasutas püstolit absoluutselt kõige tegemiseks, lõpetades sellega, et kui tal oli vaja õllepurki avada, siis ta tulistas selle lahti ja kui tal oli vaja teler kinni panna, siis ta tulistas telekat. See oli 9. hooaeg. Sul on niimoodi meeles? Ei, ma otsisin kiirelt üles. Ei, mul niimoodi numbrite ja niimoodi ei ole meeles, aga noh, ma ütleks, et see minu jaoks kuulub veel nagu selliste väga heade Simpsonite nagu aega. Aga sealt vaikselt hakkas nagu asi allamägega minema. Jah, ma ei mäleta väga palju, ütleme seal kuskil 13., 14., 15. hooajast nagu edasi ma väga ei mäleta nagu mingeid storyline või asju. Simpsonite film, mis tuli välja umbes mingi 19. hooaja lõpus või midagi siukest, on minu meelest täitsa hea, see nii-öelda kinofilm. Ja seal on ka nagu näha seda, kuidas Homer on nagu hästi isekas ja noh, ütleme, see maksab talle ka kätte ja siis ta nagu just kui selle filmi jooksul lõpib seda. Aga jah, ma ei tea, Simpsonid on selles suhtes nagu veider teema, et noh, nagu kuigi ma tahaks nagu mõelda, et kuna see multikas on nagu nii oluline minu elus olnud või noh, nagu selline oluline kultuuriline fenomen ja pakkunud mulle väga kaua aega, väga palju meelelahutust ja seetõttu ma tahaks nagu justkui et ka praegused Simpsonid oleks mulle relevantsed või et ma teaksin ja mõistaksin ja saaksin aru, siis tegelikult on mul nagu ikka väga ammu juba väga savi kõigest sellest, mida nagu seal Simpsonites tehakse, et nad vahepeal ületavad uudistekünnist mingi uue trikiga, et umbes, et väidetavalt mingi esimene
live multika ülekanne oli Simpsonitega tehtud, kus Homer istus kuskil laua taga ja siis nagu teda animeeriti mingi tarkvaraga niimoodi, et ta sai laivis mingi inimeste küsimustele vastata ja reageerida, et seda tehti mingi esimene multika live ülekanne. Mingid sellised random asjadeks või siis nad solvavad mingit asja, mis siis on relevantne umbes, et või tekivad mingid sellised teemad, et kas see, et Hank Azaria teeb Apu häält seal sarjas, et kas see on nagu okei või tegelikult peaks võtma siis nagu India tegelase, kes ei tee sellist nagu stereotüüpset aktsenti ja nii edasi. Et India näitleja, sa mõtled? Jah, peaks võtma, mitte tegelase. Et sellised nagu teemad vahel tulevad meediasse, siis mul tuleb meelde, et jaa, õige, Simpsoneid ikka veel tehakse. Aga mul pole olnud mingist hetkest alates, ma lihtsalt nagu tundsin, et ma vaatan uusi Simpsonite osi lihtsalt mingist imelikust kohustusest, et ma justkui peaksin igat uut Simpsonite osa nägema ja seetõttu mind üldse huvitad. Ma olen ära näinud umbes mingi sinnamaani, kus umbes Lady Gaga või keegi käis Simpsonites kõlas. Või mingid sellised tõesti absurdsed nagu asjad toimusid, nii et ma ei... Jah, ühesõnaga mind väga huvitab, kui kaugele sa selle projektiga jõuad, kus sa hakkad tundma, et Simpsonid ei ole huvitavad enam. Aga mul on hea meel, et sulle see nagu meeldib. Saame näha. Ma raporteerin hea meelega. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid, mille intro osa oli ilmselgelt liiga pikk täna. Mis asi oli liiga pikk? Intro osa. Me rääkisime 15 minutit enne seda, kui me alguse kõlli mängime panime. Ei, ma tahtsin just öelda, et see oli nagu intro rekord ilmselt, aga minu meelest see on liiga pikk, see oli nagu väga hea hüppelaud tegelikult tänasesse saatesse, kus ma tahaksingi arutada neid samu peateemasid. Ja ma ütleks, et need peateemad on järjepidevus ja kestmine läbi aegade. Kui põnev. Ja nende teema katuste alla mahuvad 2 peategelast täna. Üks neist on Nintendo ja teine on Busta Rhymes. Ahaa, ma mõtlesin, et üks neist on Ivo ja teine on Jim, aga tuleb välja, et hoopis Nintendo ja Busta Rhymes. Nii. Sellesse ma väga ei usu, et meil oleks mingit nagu järjepidev. et meil oleks mingeidki väljavaateid olla jätta jäädavalt mingi märk maha või olla kuidagi nagu kestvalt relevantne. Me oleme väga ajutine nähtus. Me oleme, kuidas öelda? Liigagi ajutine. Me oleme sügislehed tuules. Sa ütled seda, aga järgmine aasta saab meil 5 aastat täis selle podcasti tegemisest, nii et ma nagu üks päev mõtlesin selle peale ja korraks nagu tuli nagu natuke hirm peale. Milline hirm? Mis tüüpi hirm? Siuke nagu eksistentsiaalne hirm. See on see parimat tüüpi hirm, mis on mu lemmikhirm, eksistentsiaalne hirm. Lemmik. Pühapäevaõhtune eksistentsiaalne hirm, saad aru, ei ole paremat kui pühapäevaõhtune eksistentsiaalne hirm. Ma arvan, et me peaksime alustama Nintendost, sest sellest ma oskan rääkida. Busta Rhymesist ma reaalselt tean nii palju, et ma olen seda nime kuulnud, aga ma isegi ei ole kindel, kas ma tean ühtegi tema laulu. Okei, alustame Nintendost. Ma sain endale uue vidina, mis ühtlasi pani mind mõtlema selle peale, et me võiksime hakata tegema mingisuguseid kokkuvõtteid, kui mitte just nagu kuu kokkuvõtteid, siis kindlasti nagu aasta kokkuvõtteid. Okei. Et me oleme seda, nagu sa ütlesid, meil saab 5 aastat täis. Tegelikult oleks juba päris lahe vaadata, mis on olnud näiteks viimase 5 aasta siuksed nagu lemmikalbumid, mis iganes lemmikarengut tehnika vallas, mis iganes, on ju, et lemmiksündmus, popkultuuriline sündmus üleüldse, et kuidagi aeg liigub halastamatu
kiirusega edasi ja aeg ei peatu, ja kui me ei jäta mingisuguseid märke maha, siis ega meil endale ka midagi meelde ei jää. Tõsi. Aga see vidin, mis pani mind selle peale mõtlema, on Super Mario 35. sünnipäeva tähistamiseks tehtud selline uus versioon siuksest taskukonsoolist nimega Game & Watch. Ma ei tea, kas sul oli kunagi selline vidin või ei olnud? Minul ei olnud. Kas, võt nüüd ma ei tea, kas mul oli või ei olnud. Ma mäletan, et ma lapsepõlves mängisin küll mitmel korral mingit Nubagadi mängu, kus sa pidid mune korvi püüdma kahelt poolt. Kas see oli minu enda oma või see oli kellegi tuttav oma ja kus ma seda mängisin, seda ma ei mäleta. See näeb välja täpselt nagu see OG Nubagadi konsool, mis erinevalt Nintendo toodetest oli väga paljudel eestlastel kodus olemas. Sa tahad öelda, et see oli see originaal, et Nintendo kopeeris siis nii-öelda Nubagadi mängu, ma saan aru? Oleneb, millisele poolele sa tahad nagu lojaalne olla, et meie kui nõukogude inimesed, meil on nagu see valik on meie eest juba ära tehtud, et kes meie meelest oli esimene ja kellele tegelikult see au ja kuulsus peaks kuuluma. Aga Game & Watch oli hästi tore, ma ei tea, konsoolide seeria. Minule, nagu ma ütlesin, ei olnud kunagi ühtegi sellist konsooli, sest need olid üsna kallid ja ma ei ole isegi kindel, kus neid osta sai. Ilmselt, ma ei tea, Soomest, on ju. Nii et ainult mõnel inimesel mu koolis, Tallinna 7. keskkoolis oli selline konsool olemas. Ja ma mäletan, et meil oli näiteks selline kord kehtestatud koolis, et iga kuu võis klassist keegi olla korrapidaja ja koos oma kaaslasega. Et koos kaaslasega siis oli teil luba puududa kõigist tundidest ühel päeval ja istuda siis garderoobis sissepääsu juures ja kontrollida, kes kooli siseneb, kes koolist väljub ja ma ei tea, aidata mingisuguste asjatoimetustega, näiteks ma ei tea, viia mingi ämber ühest ruumist teise või otsida üles, kus on, ma ei tea, kellegi jope. Päriselt? Jaa, see oli päris lahe. Ja me saime lasta ise tunni kella ka. Ongi nii või? Vahetunni ja tunni kella. Ja ma mäletan, et kui kord oli minu kord olla siis seal valves, see pidi olema aastal, nüüd on viktoriini küsimus, millal tuli välja Pulp Fiction? No viktoriini mõttes ma seda ei tea, aga ma võin hästi kiiresti guugeldada. Ei, ära guugelda, paku. No ma pakun 94. Kurat oli. Jaa, täpselt nii. Aastal 94 tuli välja Pulp Fiction ja mul on meeles, et ma olin korrapidaja ja ma istusin seal, ma ei mäleta kellega, ilmselt kellegagi minu klassist. Ja vanema klassi poisid vist tegid poppi ühest tunnist ja siis ilmusid järsku kooli. Ja siis, kui me nagu juttu tegime nendega, et kus te käisite ja miks te tunnis ei olnud, siis nad ütlesid, et nad käisid Kinos Kosmos vaatamas Pulp Fictionit, sest et Kino Kosmos oli hästi lühikese jalutuskäigu kaugusel meie koolist, kui see asus veel samas majas, kus praegu asub Prantsuse Lütsu. Et siis nad käisid vaatamas Pulp Fictionit ja ma mäletan, ma mõtlesin veel, et okei, ma olen selle filmi treilerit näinud, ma olen seda plakatit näinud ja see lihtsalt ei tundu üldse huvitav. See ei tundu üldse olevat selline film, mis mind võiks huvitada ja ma olin 10-aastane siis. No jah. Nii et läks veel umbes, ma ei tea, 5 aastat võib-olla, kuni ma hakkasin aru saama, et Tarantinot on vägagi mu ellu vaja. Aga tol hetkel, tol päeval seal ma mäletan, et ma mõtlesin, et issand jumal, sellepärast läksite praegu koolist ära, et vaadata sükest filmi. Koolist ära ka veel nagu, et millestki nii väärtuslikust nagu te praegu loobusid, et näha mingit mõtet. Täpselt haridusest. Ja mis mind köitis tol päeval hoopis, oli mu kaaskorrapidaja Game & Watch, mis oli süke nagu sellise nagu, kuidas öelda, selle sai kokku panna nagu märkmiku, või okei, tegelikult paljud meie kuulajad on ilmselt näinud, ma ei tea, Nintendo DS-i ja Nintendo 3DS-i, mis samamoodi käib kokku nagu raamat, eks ole, et sa teed selle lahti ja seal on 2 ekraani.
ja see Game & Watch oli veel siuke hokimäng, niimoodi, et selle konsooli seest, mis oli siis umbes natuke suurem kui, ma ei tea, helikassett, on ju, helikasseti karp oli see konsool, et selle seest, selle külgedelt sai veel välja kerida siuksed pisikesed ümmargused puldikesed, et juhtmed, see kaabel läks nagu rulli selle puldi sisse, et selle sai niimoodi kerida sinna puldi sisse tagasi ja siis niimoodi peita ära selle konsooli sisse. See ei kõla nagu ükski Game & Watch, mida ma kunagi oleks näinud. Kas nad kõik ei olnudki mitte sellised, nagu see Nubagadi mäng oli või? Neid oli igasuguseid ja nad olidki, mõned olid lausa jah, sellised, et no vaata, tähendab, väga tore koht, kus aega veeta, nagu ma täna avastasin, on Wikipedia leht List of Game & Watch Games. Ja seal on siuke suur tabel, kus on hästi palju lahtreid, kus on välja toodud kõik erinevad mudelid ja pildid on ka juures. Täitsa nagu hull maailm. Nii et nagu väga-väga lahe rännak ajalukku, konsoolide ajalukku, et kui praegu pandeemia ajal väga videomängude muuseumisse minna ei saa, et siis saab vaadata seda lehte vähemalt. No ja nii me seal istusime ja mängisime ja ma mäletan, et mul oli ka üks klassivend, kellel oli Zelda Game & Watch. Ühesõnaga, et see sõnaühend Game & Watch kuidagi tekitas sellist nagu see kõlas nagu midagi püha, nagu midagi kättesaamatut. See kõlas nagu midagi, mis on liiga kallis, et mina seda kunagi endale lubada saaks. Ja samas nii lähedal, sest et see oli mu klassivenna kotis näiteks, see Game & Watch. Ja kord mul isegi õnnestus vist laenata seda. See kõik on olnud nüüd sissejuhatus sellele jutule, et üleeile jõudis mulle tänu Postiljonile koju Nintendo kõige uuem Game & Watch, mis tehti, nagu ma ütlesin, Super Mario 35. sünnipäeva puhul. Ja see on nüüd jälle selline konsool, mis näeb välja nagu see vanakooli Nubagadi konsool. Üks ekraan, ühel pool ekraani see plussikujuline nooled, et sa saaksid liikuda ja siis teisel pool ekraani A ja B nupud. Ja seal konsooli sees on 3 mängu, seal on Super Mario, see kõige legendaarsem Super Mario mäng, mis alustas kogu seda, mis pani legendile aluse. Siis seal on Super Mario kadunud levelite eriline eriväljaanne, siis eriväljalase. Mäng, mida kuskil nimetati Super Mario 8 ja kuskil ei lastudki välja, mille peale osad inimesed olid väga üllatunud, et mingi hetk tuli Super Mario 3. Ja, just. Ja siis seal on siuke retro-stiilis Nubagadi graafikaga siuke pallidega žongleerimise mäng, mis on siis ilmselgelt siuke must-valge ja imiteerib siis seda vanakooli ekraani tehnoloogiat, kus igal kujundil, mis ekraanil ilmus, et nendel kujunditel oli ka vari, et siis see vari on sinna nagu simuleeritud, mis natuke paneb mind igatsema seda et kahju, et päris nii ei saa teha, et olekski päris vari. Aga no see selleks on väga väike mure. Ja nii imelik oli kuidagi olla nii elevil mingi sihukese vidina pärast, mis sisaldab tegelikult midagi, mis on juba ammu tuttav mulle, et seda mängu on ju elu jooksul mängitud küll, aga kuidagi, ma ei tea, see tundus mulle lihtsalt nii ilusa žestina ühe vägeva legendaarse mänguarendaja, mängutootja poolt, et austada ja kuidagi tähistada mingi väga laheda nähtuse kestvust ja järjepidevust ajas. Et Super Mario tähendab endiselt väga paljudele inimestele väga palju ja ma oleks arvanud, et see on mingisugune siuke vidin, mis kuidagi on lihtsalt korraks lahe pildi pealt vaadata või YouTube'ist reklaamist, aga mul on reaalselt nagu hea tunne, kui ma näen seda konsooli kuskil aknalaua peal näiteks vedelemas ja nii tore on seda korraks kätte võtta ja hakata mängima Super Mariot. See kõik on toredam, kui ma oleks võinud arvata. Selline imelik leid. See asi näeb väga armas välja või väga kihvt näeb välja?
see näeb väga armas välja. Ja ma lihtsalt mõtlen, et ma ei tea, mis... Ma nagu tunnen, et see on nagu asi, mida ma justkui tahaks enda ellu ka, aga vist mitte nii palju, et ma oleksin nõus seda päriselt nagu ostma. või noh, et nagu, et ta on nagu tore asi, aga mitte nagu nii tore asi, et seda päriselt endale muretseda. Võib-olla see on seotud sellega, et Super Marioga, mulle väga meeldis Super Mario 3. Super Mario, see esimene kõige legendaarsem versioon on mäng, milles ma kunagi hea ei ole olnud. Ükskõik mis hetkel elus ma seda mänginud olen. Ma oskan umbes nii kaugele jõuda, et ma jõuan nii-öelda sellesse, ma teen selle esimese leveli läbi ja kui ma sinna maa alla lähen esimest korda, ja siis selle leveli ma saan ka ära lõpetatud ja siis ma oskan minna sinna warp zone'i, mis seal lõpus on. Ja siis minna 4. maailma ja siis sealt ma nagu palju edasi ei saa vist. Ma ei ole nagu kunagi väga kaua üritanud, ka see mäng ei ole mulle, lapsepõlves sai seda väga palju muidugi mängitud ja mäletan ka lapsepõlves seda, et ilmselt ma olen seda mängu kunagi ka kas läbi teinud või vaadanud, kuidas keegi läbi tegi, aga pärast seda pole sellega mulle mingit erilist nagu emotsiooni tekkinud. Kuigi ma nagu tajun selle mängu olulisust ja seetõttu nagu sellise kogumisasjana või lihtsalt nagu enda nii-öelda elu täiendamiseks võiks ju äge olla, aga ma ei tea. Mul muidugi hetkel on seljas Super Mario särk. Super Mario särk, kus on lille ära söönud Mario oma valgetes tunkedes. Ja kui ta on oma valgetes tunkedes, siis ta saab visata tulepalle. Sul on punane T-särk, kus on hästi palju valgetes tunkedes Marioid. Sprite'i erinevad nii-öelda siis asendid. Just. Ja kus juures, ma ei tea, kas sa seda tead, aga Nintendo puhul siis üks Mario sellel nii-öelda ekraanil on 4 erinevat sprite'i, see on programmeeritud nagu 4 erinevast sprite'ist kokku, sest iga sprite sai olla ainult nii suur. Nii et see on siis 4 erinevast sprite'ist kokku tehtud. Ma häguselt mäletan seda kuskilt ja ühtlasi meenub mulle, et Mario ikooniliseks saanud vuntsid olid ka Mario disainimise ajal lihtsalt selline tehniline, kuidas öelda, möödapääsmatus. Mariole tuli teha vuntsid sellepärast, et need vuntsid kuidagi aitasid seda nägu animeerida nii, et see oleks arusaadavalt inimese nägu. Nii et palju erinevaid imelikke kokkusattumusi ja juhuseid on viinud selleni, et me teame Mariot sellisena, nagu ta tänapäeval on. Aga see vidin pani mind mõtlema paarile asjale veel. Esimene neist on see, millele sa juba viitasid, ehk siis, et tegu on mingisuguse sükse toreda, lihtsalt rõõmustava vidinaga, eks ole, mis on nagu siuke lahe asi, mida omada, et oleks lihtsalt natuke nagu rohkem rõõmu igas päevas. Et see ei ole midagi, ilma milleta ei saaks elada, sest ilmselgelt Super Mariot saab mängida, inimesed on saanud seda mängida 35 aastat nii paljudel erinevatel viisidel, et seda küll ei saa öelda, et see on nüüd see üks ja ainus viis, kuidas kogeda Super Mariot uuesti, nii nagu aastal, mis oli 35 aastat tagasi, inimesed seda kogeda said. Aga see meenutab mulle lihtsalt seda, mida tehakse, mis on näiteks muusikamaailmas ju hästi tavaline, et kui on näiteks möödunud, ma ei tea, jälle Beatlesite mingisugusest albumist 20 aastat või 30 aastat, et siis jälle tullakse välja mingisuguse eriti ilusa ja läikiva sellise karbikesega, mis sisaldab veel rohkem mingeid varem avaldamata materjale, mingisuguseid väljavõtteid stuudiolintidelt, mingeid pildiraamatuid nendest bändi liikmetest ja ma ei tea, helitehnikutest ja kõigist, kes olid seotud selle konkreetse albumi loomisega ja nii edasi, et sulle müüakse üha uuesti ja uuesti midagi, mis on sul juba ammu olemas tegelikult. Aga kuna see pakend
heal juhul on alati väga-väga kutsuv, siis varem või hiljem sa ikkagi ostad veel selle uusversiooni sellest teosest, mida sa tegelikult juba nii ühel kui teisel kujul omad juba, ma ei tea, aastaid, on ju. Et Super Mario puhul mulle lihtsalt meeldib see, mida on võimalik teha videomängudega. Et kuidas ühe videomängu ümber on võimalik ehitada mitte ainult läikivat pakendit, vaid sa võidki olla nii boss, et sa lood eraldi konsooli puhtalt selle jaoks, et seda ühte mängu inimene saaks mängida. Yeah. Et see tundub justkui nii ebapraktiline. See natuke meenutab mulle seda ka, kuidas Tool, me oleme sellest rääkinud, kui Toolil tuli välja album Fear Inoculum, mida inimesed ootasid üle 10 aasta. Et kuidas nad siiamaani ei ole, see album tuli, kas see tuli 2019 minu meelest välja, nad ei ole siiamaani andnud välja näiteks, ma ei tea, vinüülversiooni sellest albumist või ma ei tea, kassetti, nagu paljud bändid tänapäeval jälle teevad. Ainsad formaadid on siis digiversioon, mida saab osta ja kuulata voogedastusplatvormidel, ja CD. Ja CD-st pole ühtegi normaalset versiooni, ühtegi nagu standardset harilikku versiooni saadaval. Et sa saad osta ainult sükse üliuhke pildiraamatu, kus on mingisugused 3D postkaardid vahel ja siis sinna kaane taskusse on pistetud ka CD. Või sa saad osta siis selle eriti uhke CD väljaande, kus siis nagu karpi avades vaatab sulle vastu ekraan, milles sa saad täis laadida ja ekraani pealt sa saad vaadata videoid, sükseid, ma ei tea, siis sükseid nagu mustreid ja virvendusi, mis on inspireeritud siis selle albumi kõlast, on ju. Et nad põhimõtteliselt ostad nagu sükse mikromuusikakeskuse endale, et kogeda seda albumit. Et noh, need on need nagu siuksed nagu tuusad liigutused, mida mõned bändid ja plaadifirmad on teinud ja mulle tundub lihtsalt inspireeriv see, mida Nintendo teeb. Ma ei ole näinud, et selliseid asju liiga palju tehtaks videomängude maailmas. Pigem antakse välja lihtsalt mingisuguseid remasterid on ilmselt need kõige ägedamad siuksed nagu ümberpakendamise viisid, mida videomängu maailmas tuntakse, ehk siis võetakse mingi mäng, ma ei tea, aastast 90, mis tollal nägi välja nii, nagu ta tollal välja näha sai, ja tänapäeva vahenditega siis vuntsitakse see üles niimoodi, et see näeks nagu väga hea välja, ka mingisugusel 4K monitoril ja võib-olla isegi, ma ei tea, võetakse uued häälnäitlejad, kes seal annavad hääle tegelastele, kes varem ei rääkinud üldse midagi. Kutsutakse sümfooniaorkester muusikat sisse mängima. Just, et kõik kõlab paremini ja näeb parem välja, aga mäng on sisuliselt sama. Aga seda, et keegi ühesõnaga kasutab pakendina konsooli, mis on nagu loodud selleks, et oleks lihtsalt nagu tuus tähistada ühe legendaarse mängu sündi ja selle jätkuvat olulisust kultuuris. See on lihtsalt äge. See oli see üks asi, mille peale ma mõtlesin seda konsooli vaadates ja käes hoides. Teine asi oli see, et Super Mario mängimine meenutas mulle jälle seda, kuidas üks põhjus, miks see mäng on nii märgiline ja oluline, üks põhjus, miks seda mängu teavad ka inimesed, kes väidavad, et neid videomängud ei huvita ja et nad videomänge ei mängi, seisneb selles, et Super Mario on ikkagi mängu disaini, ja ma mõtlen nüüd siin sellist mängitavust, mängu, kuidas öelda, mehaanikat või midagi. Mängumehaanika, see on nagu mängumehaanika meistriklass täiesti. Sellest on ka erinevaid selliseid analüüsivaid videoid tehtud, mida saab YouTube'ist üles otsida, aga lühidalt kokkuvõttes see on üks neid mänge, mis suutis saavutada seda, mida kõik mängud tegelikult siiamaani üritavad alati saavutada, mis on nagu tohutu väljakutse, et kuidas, kui mäng algab pihta, kuidas sa õpetad
mängijale selgeks, kuidas seda mängu mängitakse, ilma et sa peaksid talle ette andma 15 lehekülge mingisuguseid juhiseid. See juhiste etteandmine on viga, mida väga paljud mängud teevad, sest mängudisainerid lihtsalt ei suuda välja mõelda mingit nutikat viisi, kuidas teha nii, et mängija ise hakkaks minuti järel nagu paremini aru saama, mida seal mängus saab teha ja kuidas, ma ei tea, tegelasi saab ümber kavaldada, kuidas seda mängu saab kuidagi pea peale pöörata. Et Super Mario suutis selle ära teha isegi mitte esimese leveliga, vaid esimeste sekunditega selles esimeses levelis. Sa õpid nende esimeste sekundite jooksul selgeks absoluutselt kõik, mida sul on vaja teada selle mängu lõpuni mängimiseks. Ja sa õpid seal selgeks, mis on seal mängus ohtlik, sa õpid seal selgeks, mismoodi sa võiksid olla kuidagi kavalam kui teised tegelased, sa õpid seal selgeks, mis on sulle hea, mis on sulle halb, sa õpid seal selgeks selle mängu füüsika, et selle mängu nagu füüsikareeglid, kui kõrgele sa saad hüpata, mis juhtub, kui sa ei tee seda korralikult ja nii edasi. Ja see mängu juhiste kuvamine ekraanil on mõnes mõttes siuke libastumine, mida võib-olla filmimaailmas oleks hea analoogia voice-over. Ehk siis see, kui jutustatakse lugu selle abil, et keegi ekraani taga jutustab sulle ümber või seletab sulle lahti, miks sa parasjagu näed seda, mida sa seal ekraanil näed või mis on mingi tegelase taustalugu ja ta seletab sulle seda selleks, et sa mõistaksid, et mis on selle stseeni tähendus, mis on selle, miks tuli praegu see tegelane uksest sisse, miks see on oluline, miks sa peaksid sellest hoolima. Parim näide selle kohta on minu meelest Austin Powersi film, kus see tegelane, kes saadab Austin Powersit missioonidele ja annab talle nende kohta infot, selle tegelase nimi on Basil Exposition. No võt, et seda on, ühesõnaga inimesed, kes filme teevad, teavad, et see on nagu üldjoontes kahtlane vahend, mida kasutada, kui sa just ei kasuta seda kuidagi geniaalselt või nagu hästi teadlikult. Ja ühesõnaga selles seisneb ka Super Mario saladus. Sellepärast on Super Mario üks neid vanu mänge 80-ndatest, kui te suudate seda uskuda. 80-ndatest pärit mäng, mis on siiamaani igakülgselt võrdväärne mängudega, mida toodetakse tänapäeval. Ja sadades kordades, kui mitte tuhandetes kordades võimsamate vahenditega ja ka sadades või tuhandetes kordades suuremate eelarvetega. Jah, on ainult üks asi, mis mul kogu selle Super Mario sünnipäeva tähistamise juures natukene häirinud on ja ma olen vaadanud paari videot sellest, kuidas seda nagu peetakse küllaltki halvaks tooniks ja halvaks viisiks, kuidas seda olukorda lahendada, sest nagu sa rääkisid, tegelikult on see väga, väga lahe ja armas, et Nintendo on võtnud kõige, see ei ole mitte ainus asi, eks ole, sel aastal, mis Super Mariolt tuli see väike mäng, vaid see on terve aasta on olnud täis igasuguseid põnevaid viise, kuidas siis märkida seda ära, et Super Mario on nii ääretult oluline, eks ole, asi mängumaailma ajaloos, aga Nintendo otsustas siis lisaks sellele mängule anda välja ka 3D Super Mario mängu siis praegusele Nintendo konsoolile Switch. Ja need otsustati, et sa võid nad osta, eks ole, selliste füüsiliste mängudena, mida sa saad siis omale riiulisse panna, aga sa saad neid osta ka, nagu tänapäeval mänge ostetakse, eks ole, digitaalselt Nintendo Switchi poest. Ja Nintendo otsustas panna ka sellele piiri peale, ehk siis neid mänge on võimalik osta ainult mingi kindla perioodi ja pärast seda ei ole võimalik neid enam osta, et need mängud jäävad sinu spetsiifilise konsooli peale alles, aga pärast järgmise aasta 31. märtsi ei saa mitte keegi kunagi enam neid osta sealt. Ja see nagu ma saan nagu aru sellest, kuidas mingid sellised fännide asjad tihtilugu ongi limiteeritud kogustena tehtud, et neid ei tehta lõpmatusena, vaid see ongi nagu eriline, kui sa saad selle, ma ei tea, selle mängu füüsilise koopia, mida tehaksegi ainult võib-olla 10 000 tükki üldse. Aga
minu meelest on see nagu väga halb toon, et ka digitaalseid mänge niimoodi piirata ja ma tegelikult päris hästi ei saa aru, mis selle asja mõte on. Võib-olla selle asja mõte on see, et alates, ma ei tea, järgmise aasta keskpaigast või lõpust saame me osta eBayst Nintendo Switch'e, kus on see mäng alla laetud mingisuguse üüratu hinnaga või mida iganes, aga lihtsalt ma nagu päris hästi ei saa aru, miks nad otsustasid seda asja nii lahendada ja ma päris hästi nagu ma ise nagu ei toeta seda, et võib-olla keegi, kes saab alles järgmise aasta lõpus omale Nintendo konsooli ja tahaks neid mänge mängida, et see tundub nagu natukene ebaõiglane nende vastu. Aga võib-olla on see siis põhjendatud sellega, et see peabki olema midagi erilist ja see piiratus muudab ta erilisemaks. Mulle just nii tundubki, et piiratus muudab need mängud erilisemaks. Ma saan aru, miks see tundub ka täiesti idiootne, sest et miks, nagu sa ütlesid, miks jätta nendest elamustest ilma inimesed, kes lihtsalt olude sunnil ei saa kohe sellele rongile hüpata. Aga samas see on ju miski, mida Nintendo on alati teinud ja on ju siiani võimalik osta oktsionitelt üli suure raha eest mingisuguseid vanu NES-i kassette, mis on näiteks kuldset värvi, mida tehti ainult 1 või 2 eksemplari kogu maailmas, on ju, ja et sellised, ja eriti ajal, kus inimesed eeldavad, et kõik on ühe nupuvajutuse kaugusel, et kõik on konstantselt kättesaadav, muutub selline eksklusiivsus just nagu jälle lahedaks. Ma arvan, et mõnes mõttes on eksklusiivsus alati olnud lahe, aga eriti praegu, kus kõigil on tunne, et iga album, iga film, iga sari peab olema kohe kättesaadav, kui ma seda vaid soovin. Et siis sellises kättesaadavuse õhkkonnas, kuidas sa siis lood üldse mingit erilisuse tunnet või mingit erilisust mingisuguse teose ümber. Seda saab, ma suudan vaadata seda asja nagu mõlema poole pealt. Et rahaliselt muidugi tundub see idiootne, miks nad peaksid piirama selliste mängude müüki, kui see tegelikult ju aitaks ainult kaasa nende rikastumisele. Aga see on väga Nintendolik käitumine. Näiteks minu lemmik mängumaailma sellise nagu börsi ma ei tea, ühesõnaga, selline börsianalüütik, kes keskendub videomängutööstusele, Michael Pachter, keda ma olen ka mitmeid kordi siin saates maininud. Alates esimesest hooajast. Ja mulle väga meeldib tema videoid vaadata, ta siiamaani teeb neid Sifted labeli all ja Pachter on mitmeid kordi öelnud, kuidas Nintendo oleks võinud juba mõnda aega tagasi lõpetada konsoolide tootmise ja anda kogu oma IP, müüa see kõigile platvormidele edasi. Ja Pachteri arvates, tema hinnangul on Nintendo IP kokku isegi rohkem väärt kui Disney IP, mis kõlab tegelikult täiesti nagu pöörase ma ei tea, kas see on fakt, aga kui see on fakt, siis see oleks nagu pöörane fakt, aga vähemalt see on pöörane arvamus. Võib-olla Disney enne seda, kui ta ostis omale Star Warsi ja Foxi ja ma ei mäleta, millal Marvel tuli Disney alla, kas ta oli seal juba pikemat aega või tuli see koos mingisuguse nende hiljutise ostuga. Aga täna nagu kujutad ette mingit hunnikut IP-d, mis võiks olla veel kallim kui Star Wars, Marvel, Fox ja kogu Disney ajalooline kataloog kokku on nagu väga keeruline ette kujutada. On, aga see ei ole ka täiesti võimatu, arvestades seda, kuidas näiteks Pokemon mingite hinnangute järgi on maailma kõige väärtuslikum multimeedia frantsiis. Ma ei tea, kas multimeedia või oli see multiplatvorm või mis iganes, mingisugune multikategooria. Multifilm ja sealt edasi minnes on veel Nintendol erinevaid karaktereid, erinevat
intellektuaalset omandit, mis kõik kokku võib anda üsna märkimisväärselt võimsa sellise nagu väärtuste summa kokku. Ja kui Nintendo seda kõike annaks ka, kui Nintendo soostuks jagama seda IP-d kõigil platvormidel, et siis see võiks olla miski, mis täiesti nagu muudab kogu maastikku. Aga nad ei tee seda, sest et nad on nii uhked oma intellektuaalse omandi üle, nad ei ole nõus loobuma konsoolide tootmisest, mis tegelikult oleks justkui nagu lihtsama vastupanu teed minek. Konsoolid on niikuinii nii-öelda nagu kaduv liik juba praegu ja me ei ole väga kaugel sellest ajast, kus inimestel on vaja lihtsalt mingit pulti, mida kasutada ja sealt edasi on juba täiesti ükskõik, millise masina abil nad mänge mängivad, et peaasi, et sul oleks kodus mingisugune ekraan, mingi masin, mis suudab näidata pilti ja mängida sulle heli. Täpselt samamoodi nagu läks filmidega, eks ole, et keegi ei kujuta ette, et ta läheb, ma ei tea, videolaenutusse mingi kasseti järele või mingi plaadi järele, mille ta sisestab siis kodus mingisse masinasse eraldi, et ei, sa lihtsalt nagu vaatad YouTube'ist ja Amazon Prime'ist ja Netflixist ja kust iganes, ma ei tea, Telia, Elisa filminurgast. Jah, ühesõnaga, et seesama on juhtumas ka mängudega. Aga kuhu ma tahtsin jõuda sellega, et Nintendo lihtsalt tahab olla nagu, nad on lihtsalt tuusad ja nad on lihtsalt uhked. No, see on kõik väga nunnu, aga see on ju tarbija majanduslikus mõttes see on ebapraktiline. et neil on see majanduslikus mõttes ju väga kasulik olnud, sellepärast, et nemad on ainukene täna toimiv, eks ole, konsool, kes suudab omale sellist luksust lubada, et nendel on ainult oma IP ja seda mujal ei saa mängida. Seda üritavad teha nii Sony kui Microsoft oma konsoolidega, üritavad ka tekitada olukorda, kus mingid mängud on ainult seal mängitavad, aga väljaspool nende enda stuudioid ju, see ei ole kellelegi mõistlik majanduslik lahendus, sest parem on, kui su mängu saab igal pool mängida ja lõpptulemusena tegelikult ongi parem. Mina olen küll vastu mõttele, et asjad peaksid olema piiratud lihtsalt sellepärast, et nad oleksid piiratud. See on tarbijavaenulik käitumine. Mind ajab kohutavalt närvi see, et ma ei saa vaadata mingit filmi lihtsalt sellepärast, et ma elan vales regioonis maailmas. Kuigi absoluutselt iga muu nagu süsteemi järgi ma võiksin nagu maksta selle eest raha ja vaadata seda, et seal ei ole mitte ühtegi muud põhjust, kui lihtsalt on otsustatud, et need regioonid ei saa seda näha, ma ei tea, mingisugustel õiguslikel põhjustel. Ja see on minu meelest tarbijavaenulikkus ja seda ma nimetaksin ka seda valikut Nintendo poolt, et kuigi jah, okei, nad juba niikuinii piiravad väga palju enda, eks ole, seda intellektuaalomandit oma enda konsoolidele, nendel on igasugune õigus seda teha ja see on nendele kasulik ja see on nendele kasumlik, eriti kuna, ütleme, tänu nendele mängudele, nendele tegelastele, nad saavadki ju oma konsoole müüa, nad saavad olla edukad selles ja inimesed on huvitatud nendest. Aga see, et nad nüüd üritavad siis nagu lisaks sinna eksklusiivsust juurde tuua sellega, et mingid digitaalsed mängud on piiratud ajaga veel, sest tore, aga minu meelest see ei ole nagu, see, ütleme, tarbija vaatest ei ole see mõistlik. Pigem pahandab. Sa mainisid sõna kasumlik, et see, mida nad teevad, on kasumlik ja sellepärast mind ongi köitnud Factory vaade Nintendo otsustele läbi kümnendite, et Factory hinnangul see ei ole kasumlik või õigemini võiks olla, Nintendo võiks nii palju rohkem teenida, kui nad levitaksid oma intellektuaalset omandit laiemal skaalal. Et see sama piiramine, mis paistab eemalt vaadates nagu lihtsalt siuke oma jonni ajamine või siuke uhkuse asi, kokkuvõttes hoiab mingeid rahakraane kinni, mis juba ammu oleksid võinud neil voolata. Ma olen sellega nõus, et see on täna tõsi, aga see ei ole alati nii olnud tõsi. Ja ma arvan, et kui Nintendo oleks samamoodi nagu sega, ma ei tea, ma pakun lihtsalt huupi, ma ei ole majandusanalüütik, aga kui võtta kõrvale, eks ole, sega, kellel jah,
truth be told pole kunagi nii tugevaid intellektuaalseid omandeid olnud, nagu Nintendol on olnud, aga Sega oli ju see firma, kes nägi, et ta ei suuda enam ise konsoole arendada ja pigem hakkab siis kõigile arendama mänge ja tegema, et võib-olla kui Nintendo oleks sama teed läinud, poleks neil seda sära ja eksklusiivsust ja nagu muud sinna kõrvale üldse kunagi tekkinudki. Või siis vastupidi, võib-olla oleks nad just nagu läinud ja olnud suured globaalsed tegijad ja kõik kohad nüüd, ma ei tea, me mängiksime PlayStation 5 peal uut Pokemoni mängu või mida iganes ja see tooks meeletult raha Nintendole sisse või siis võib-olla nad oleksid ära hääbunud lihtsalt selle kõige muu massi sisse, seda on nagu keeruline nagu tagantjärgi hinnata, täna ma olen üsna kindel, et jah, kui täna Nintendo nüüd nagu tänasel päeva peal otsustaks, et nüüdsest edasi me müüme kõiki oma mänge kõikidele konsoolidele, siis juba ainuüksi, ma ei tea, järgmine Legend of Zelda Breath of the Wildi osa oleks nagu väga suur cash grab, nagu et see oleks neile ilmselgelt väga kasulik kõikidele platvormidele müüa, aga ma ei tea, võib-olla suuremas, laiemas, ajaloolisemalt, pikemas pildis see ei pruugi üldse nii olla, et ma ei tea. Ja no seda kõike saab olema huvitav jälgida nüüd järgmise, ütleme, 10 aasta jooksul. Sest et nüüd, kui on ilmunud areenile lisaks Stadiale, millel ei ole kuigi hästi läinud, ka Luna nimeline selline pilvemänguteenus ja ilmselt neid tuleb veel ka juurde. Apple Arcade, ei ole ka olnud kuigi menukas või edukas siiamaani, aga need, kõik märgid viitavad sellele, et me oleme nüüd sisenemas sinna konsooli vabasse tulevikku ikkagi ja jah, ma ütlen seda hetkel, mil meid lahutab uuest konsooli põlvkonnast vaid mõni päev, on ju, PlayStation 5 on kohe välja tulemas ja samamoodi uus Xbox on juba paljudel influenceritel kodus olemas, et me hakkame nüüd nägema ikkagi konsoolide sellist nagu hääbumist ja saab olema väga huvitav näha, mis tundub meile eriline ja eksklusiivne ja tootmist väärt, ütleme, aastal 2030. Kui me siis üldse veel elame, sest et me salvestame seda saadet endiselt tohutu globaalse majanduskriisi, isegi mitte ajal, vaid künnisel, sest asjad lähevad ju veel halvemaks nüüd nagu lähiajal, et me praegu veel, kõik elavad veel oma viimastest säästudest, aga asjad on kiirelt minemas alla mäge ja kes teab, kes meist üldse elus on aastal 2030. Ühesõnaga, sellisel helgel noodil ma selle rubriigi lõpetaks, ma tahtsin rääkida veel Pasta Limesist. Ära veel lõpeta. Ma omalt poolt lõpetan. Mind tegelikult lihtsalt huvitab veel see, et nüüd kui, ma mäletan, kui PlayStation 5 disain nagu esmakordselt maailmale avalikuks sai, siis me korra rääkisime sellest ja olime mõlemad meelel, et tegu on väga koleda konsooliga. Ja nüüd on olnud isegi vist mitu kuud või rohkemgi, ma ei teagi, kaua see nüüd on olnud meil siin internetis pidevalt silma hüppab, et on aega olnud justkui nagu harjuda selle disainiga ja mind kohe huvitab, et kas sinu arvamus on muutunud? Ei. Ikka kole? Okay. Ikka on kole. Aga oleksid ma ei hangi seda enne, kui tulevad mingid paremad värviversioonid välja. Okei. Aga Xbox, mis iganes selle uue nimi on? Ja see Xbox, mis iganes, selle ma homne päev tooks koju, sest et mulle meeldib see minimalistlik soliidne torn, mida paljud nimetavad igavaks, aga mulle tundub maitsekas ja selle võtaks kohe. Eriti seetõttu, et mul pole kunagi Xboxi olnud ja mulle pole kunagi meeldinud ühegi varasema Xboxi mudeli, tegelikult see eelmise põlvkonna, mis iganes see S või mis tuli välja, mis oli ka selline kandiline ja seal oli sellised augud olid seal külje peal nagu õhutusavadeks vist siis. See oli juba lahe, aga ma ei ole ühesõnaga olnud kunagi selles, ei Microsofti ega Xboxi sellises kambas, leeris. Ma olen nüüd valmis proovima. Olen valmis varba vette panema nagu, et proovida, et kuidas vesi on. Mina olen vaadanud neid ja kuna mul on hetkel kodus PlayStation 4, mida
ma olen nüüd viimasel ajal jälle rohkem mängima hakanud omajagu. No üks asi on see, et eks ole Tony Hawk's Pro Skater 1+2, mida ma seal mängin iga natukese ajal. No teine asi on see, et ainuke koht ja nüüd me jõuame jälle selle digitaalse piiramiseni, mis mind kohutavalt närvab, et kui ma nägin väga palju vaeva, siis ma lõpuks sain legaalselt omale luua Disney Plussi konto, aga see ei tähendanud seda, et ma oleksin oma telekasse saanud seda rakendust alla laadida. Ainuke võimalus, kuidas ma täna saan vaadata Disney Plussi oma telekast, on see, kui ma panen nagu oma PlayStationi tööle ja kasutan PlayStationis olevat Disney Plussi rakendust. Mul on sama. Aga see tähendab seda, et ma panen seda konsooli tihedamini käima ja mängin sealt ka erinevaid mänge tihedamini ja see on pannud mind mõtlema selle peale, et tegelikult ilgelt äge oleks ikkagi ühte head nagu ütleme siis, ma ei tea, ultra HD või ultra 4K Blu-ray mängijat kodus ja siis miks ei võiks ka olla siis juba nagu PlayStation 5, eriti kuna need mängud, mis on nagu mul olemas PlayStation 4 peal, tõotavad olema nagu parema kvaliteediga PlayStation 5 peal. Aga see disain on nii kohutavalt kole, et see nagu väga ei kutsu mind sinna poole. Ja samamoodi ka mulle meeldib rohkem nagu Xboxi. Ma nüüd vahepeal vaatasin järele, see on Series X, aga ka mitte nii palju, et ma seda päriselt omale koju tahaks. Ja teiseks seal on see probleem, et siis mul nagu need mängud, mis mul juba PlayStationi peal on, kui ma neid tahaks veel korra mängida, siis ma peaks nad uuesti ostma Xboxi. See on, võt siin ongi nagu see ei koht, oota, jah, kui sa läheksid ühe firma juures teise juurde, siis küll. Siis ma peaksin. Et siin jälle me jõuame tagasi selle tarbijate vaenuliku asja juurde, et me nagu lukustame tarbijad mingitesse ökosüsteemidesse, kus nad ei saa välja minna ilma, et nad teeksid väga suuri kulutusi. Mistõttu, see ongi nagu tihti see, et kui keegi nagu kuuleb, vaata see, võib-olla need vaidlused on nüüd juba nagu ajalukku läinud, aga veel mõned aastad tagasi oli hästi populaarne vaielda, et kes mis telefone kasutab enne seda, et kes mis operatsioonisüsteemi oma arvutil kasutab, et kas sa oled Maci inimene või PC inimene või Androidi või iPhone'i inimene ja jube lihtne oli öelda, et kuule, et mis sa kasutad seda, ma ei tea, iPhone'i, osta parem Android, vaata kui palju sa seda asja siin paremaks saad teha. Et inimesed tihtilugu nagu ei mõtle selle ökosüsteemi vahetamise hinna peale. Et isegi kui näiteks Xbox Series X oleks nagu mitu korda parem kui PlayStation 5, siis kui mul on terve hulk mänge, mis PlayStation 4 pealt mul kenasti lähevad üle PlayStation 5 peale, aga Xboxi peale ei tule, siis mul on ikkagi mõistlikum osta see kehvem PlayStation 5, sellepärast, et ma raiskan oluliselt vähem raha mängude uuesti ostmise peale või mis iganes asi. Sama on telefonidega, et kui sa ostad omale teise ökosüsteemi telefoni, teise operatsioonisüsteemiga telefoni, siis sellega kaasneb ka terve hulk mingeid aksessuaare ja rakendusi, mida sa pead uuesti ostma. Et ühesõnaga mind nagu mõistes, miks firmad seda teevad väga hästi, mind ikkagi ajab närvis, et meid lukustatakse mingitesse nagu täiesti suvalistesse raamidesse kinni, mis tegelikult ei peaks olema üldse mõistlik. Mis tõttu ma väga ootan meie pilve tulevikku, kus kõiki mänge saab kõige peal mängida. Aga eks see on, ma ei tea, turumajanduse selline lahutamatu osa, et kui sa tahad, et sul ei oleks mingit ühte suurkorporatsiooni, mis toodab kõike ja on riigi kontrolli all. Kas sa tahad rääkida seda, et ma üritan siin propageerida mängurluse sotsialismi? Mulle tundub küll nii, et mis ei kõla üldse halvasti, aga ma just räägin, et see ei ole see olukord, millest meie end leiame ja loomulikult see ei tähenda seda, et see ei peaks olema frustreeriv. Et kui see sind frustreerib, siis see on igati normaalne reaktsioon ja mul ei ole mitte midagi, ühesõnaga, ma mõistan sind, ma olen sinuga, Ivo. Ma arvan, et kui Google'i Stadia välja ei tule, siis nad võiksid rebrandida selle Google Comrade, et sa saad nagu kõik mängud on kõigile võrdsed. Väga lahe. Tänane teine teema, mis mahub katuse alla
järjepidevus, järjekindlus, jätkusuutlikkus, kestus ja kestvus, relevantsus. Selle saate rubriigi peategelane on Busta Rhymes, kelle kohta sa ütlesid, et sa oled vist ta nime kuulnud, aga muud suurt midagi tema kohta ei tea. Mul on hoopis teistsugune suhe temaga, sest et ma pean kohe ära märkima, et ma ei ole aastaid, võimalik, et üle 10 aasta tõsiselt Busta Rhymesi peale mõelnud. Aga kui ma olin teismeline, siis ütleme siis, kui muusika hakkas mind sügavalt huvitama, sai Busta Rhymesist üks minu elu pidepunkte, mis puudutas üldse popkultuuri kui sellist. Sest et tema on selline räppar, kes tegi kõike seda, mida ma nägin, et ma tahaks ka ühel või teisel moel oma elus teha, kui ma jään loominguga tegelema. Sest et erinevalt teistest räpparitest Busta Rhymes oli alati nii palju huvitavam, nii palju fantaasiarikkam. Tema tugevus ei olnud ainult see, et oleks kuidagi nagu sorav ja ma ei tea, heade riimidega. Sorav ja heade riimidega peab iga räppar olema, ilma selleta ei saagi keegi räppar olla. Aga Busta Rhymesi loomingu juurde käis alati ka tema imago. Tema videod olid hästi veidrad, väga siuksed nagu fantaasiast pulbitsevad, koomilised. Ta oli selline räppar, kes tundus vähem nagu mingisugune siuke tänava gängster ja rohkem nagu mingisugune koomiksi tegelane. Ta tundus ise ka juba natukene nagu mingi multifilmi tegelane, kes igal järgmisel sammul võis jälle üllatada mingi täiesti uue visuaaliga, mingi täiesti uue kostüümiga, mingi täiesti uue soundiga. Ja sellisena oli ta mulle tohutuks inspiratsiooniks kogu mu teismeea vältel. Ja siis mingil hetkel, kui ma läksin ülikooli, muutus see kõik kuidagi vähe tähtsaks mu jaoks, sest et Busta looming justkui ka kuidagi, ma ei tea, vajus ära või ma ei tea, kommertsialiseerus võib-olla. Ta hakkas rohkem tegema siukest mussi, mis vähemalt singlite järgi hinnates tundus olevat niimoodi nagu klubidele orienteeritud, et see ei olnud enam seesama vana hea siuke avangardne ma ei tea, futuristlik eristuv kraam, mida ta varem välja andis. Aga nüüd on juhtunud midagi täiesti ootamatut ja Busta Rhymesil nimelt tuli välja album, mis on järg tema väga-väga vägevale 98. aasta albumile ELE ehk Extinction Level Event, The Final World Front ja see uus album kannab siis pealkirja Extinction Level Event 2, The Wrath of God. Ta töötas selle albumi kallal 11 aastat. Okay. Ja see album ilmus justkui ei kusagilt. See tuli välja just enne Halloweeni, kui ma ei eksi, siis see oli 30. oktoober, kui see järsku lihtsalt ilmus ja paistis, et internet läks kihama selle uudise peale ja minagi sattusin tänu Spotify uudiskirjale nägema, et ohoh, mis asi see on mingisugune albumi kaas, mida ma ei ole justkui Bustalt varem näinud, kas see on midagi uut ja klõpsasin seda peale ja sain aru, et see ongi uus album. Ja oi, mis album see on juba. See on, ma arvan, et see on üks tugevamaid aasta albumi kandidaate minu poolt, kui me jääme selle mõtte juurde, et me hakkame tegema mingeid aasta kokkuvõtteid. Kuidagi peab eetrit ju sisustama. Jaa, absoluutselt. See on pikk album, see on mahlakas, see on väga tihe album, see on nii läbi komponeeritud ja nii mitmekülgne album, nii paljude erinevate talentidega, kes selle albumi peal häält või biite või midagi muud teevad. Et tegu on sündmusega, see on sündmus popkultuuri maailmas. See on sündmus, mis ületab hip-hopi piire ja see on sündmus, mille suurusest on võimalik tegelikult alles nüüd justkui tagasi vaadates aru saada, sest et kuna Busta oli justkui nagu kuskil tagaplaanil nii pikalt vahepeal,
siis nüüd, kui ta on tagasi, on järsku jälle nii selge, ühesõnaga terad eraldusid sõkaldest taaskord ja kuidagi see on nagu siuke meistri tagasitulek. Ja see on lihtsalt nii vägev, kui selline asi juhtub, sest et seda juhtub nii harva. Aga nüüd, kui Basta on tagasi, siis kuidagi tuletab jälle meelde kõike seda, mis tegi ta oluliseks 90-ndatel ja 00-ndate alguses. Ja see tuletab meelde, kui vägev saab olla hip-hop kokkuvõttes. Kuidas hip-hop saab olla midagi suuremat kui ainult hip-hop, kuidas see saab kõnetada tänapäeva ja saab näidata samas suunda tuleviku poole, nii oma soundi poolest kui ka üleüldse oma, ma ei tea, fantaasiarikkuse, oma kuidagi ambitsioonikuse poolest. Ja ma olen nüüd vaadanud ka Bastaga erinevaid intervjuusid ja siukseid, ma ei tea, taaskohtumisi. Tänu YouTube'ile on see kõik nüüd hästi kergesti kättesaadav ja see kõik on olnud nii liigutav kuidagi, Ivo, ma pean sulle ütlema. Ta tegi näiteks pika siukse nagu Vahur Kersna stiilis intervjuu sellise mehega nagu Van Jones. Selle saate nimi on The Messy Truth, kus nad siis räägivad 1 ja 47 järjest sellest, mis Bastaga vahepeal juhtus, mis on üldse tema saamislugu, mida ta inimestele tähendab ja nii edasi. Ja juba sellest saatest ainuüksi tuleb välja, kuidas teisedki muusikud lihtsalt jumaldavad teda, kuidas nad on teda pidanud algusest peale kellekski, ilma kelleta on tegelikult võimatu ette kujutada hip-hopi sellena, millena me teda täna teame. Ja see on lihtsalt nii vägev, kuidas Basta ise räägib oma saamisloost, kuidas Chuck D, Public Enemy't tundvatele inimestele Chuck D nimi ei vaja tutvustamist. Aga Chuck D, üks hip-hopi nii-öelda nagu esiisadest on ka Basta nii-öelda vaimne isa olnud, ta nimetab mitu korda seal saates Chuck D'd oma teiseks isaks justkui. Chuck D isegi andis Bastale tema esineja nime, Busta Rhymes. Sealt saatest tuleb välja, kuidas Jay-Z näiteks juba seal saate alguses ütleb nii kaunilt ja nii ülistavalt Basta kohta midagi sellist, et ta ei ole ainult vägev hip-hop artist, vaid ta on nagu üks maailma popkultuuri ajaloo vägevamaid esinejaid üldse. Noh, et ta ületab hip-hopi piirid selles mõttes, et tema kui artist on midagi, mida nagu on võimatu korrata põhimõtteliselt. Ja see on lihtsalt nii vägev, mis sealt saatest kõik välja tuleb. Ma kujutan ette, et inimesele, kes ei ole Bastaga tuttav, nagu näiteks sina, võiks olla see saade väga lahedaks sissejuhatuseks. Ma kardan, et see on natukene liiga in-depth, et olla sissejuhatus, arvestades, et isegi näiteks sa räägid kellestki Chuck D'st, kellest ma pole mitte kunagi kuulnud. Ütleme, see, kuidas sa räägid 90-ndate hip-hopist on umbes sama teema, kui mina hakkaks sulle rääkima nagu 80-ndate heavy metalist. Et võib-olla mõni nimi on tuttav, aga... Ei, ma ei soovitaks seda sulle, kui see oleks liiga deep, nagu, sest et seal saates sa saadki, seal räägitakse lahti, et miks on oluline rääkida kellestki, kelle nimi on Chuck D näiteks või no, et seal räägitakse ka nende inimeste taustad lahti ja selles mõttes see on, ma ütleks nagu kõige parem võib-olla kokkuvõte sellest, mis on olnud Basta trajektoor artistina ja kes on tema nagu kaasteelised olnud. Ma sain ühtlasi teada, et Jay-Z ja Basta käisid keskkoolis koos. Ülilahe fakt. Mul polnud aimugi sellest. See on fucking äge, et kuidas maailm on jällegi nii väike ja kuidas lõppkokkuvõttes, sul ongi nagu, vahel tekib siuke tunne, et ongi need 15 inimest, kes on kogu popkultuurile nagu aluse pannud ja nad on kõik omavahel kas klassikaaslased, abikaasad, eksabikaasad või sõbrad. Ühesõnaga, lisaks Super Mario 35. sünnipäevale on praegu oluline tähistada meistri tagasitulekut ja ma avastasin või taasavastasin seda albumit kuulates, et Basta on ka minu jaoks olnud üks ääretult oluline suunanäitaja, inspireerija,
mõnes mõttes jälle üks selliseid vaimseid isasid ja kuigi minust ei saanud räpparit või üleüldse muusikut, siis Basta Rhymesi kuulamine meenutab mulle, kui kaugele saab ikkagi veel minna, isegi näidendeid ja romaane kirjutades, mis tahes meediumis lugusid jutustades. Ta on üks neid inimesi, kes õpetab sind mõtlema suurelt ja ületama igasuguseid piire. Ja ma ei mõtle nagu piire selles mõttes, et nagu hea ja halva maitse piire või mis iganes, ma mõtlen piire selles mõttes, et need piirid, mida me arvame, mida me oleme harjunud pidama piiranguteks, et ta õpetab neid ületama ja leidma seoseid kohtadest, kuhu paljud ei oska või ei julge minna otsimagi. Et ta lihtsalt kõlab nii palju huvitavamalt kui suurem osa muust muusikast ja Basta on globaalne aare. Nii et tähistagem ja kuulakem Extinction Level Event 2, mis on minu hinnangul üks selle aasta olulisemaid albumeid üldse. Aga ma tahtsin, kuna sul ei ole midagi selle peale kosta. Ma kuulasin täna LL Cool J'd. LL Cool J'd mainitakse ka kusjuures seal saates. LL Cool J on ka olnud oluline vend. Okei, väga hea, sest see oli esimene kord elus, kui ma kuulasin teda. Okei, see on okei. Ma tahtsin selle kõige juures öelda seda, et seal saates Van Jonesiga oli huvitav moment, kus Basta rääkis, et ka tal on olnud nagu siuke eluaegne soov pälvida ühe oma eeskuju kiitust ja tähelepanu ja siis ta räägib, kuidas ta lõpuks nüüd seda albumit tehes, mida ta tegi 11 aastat, kuidas ta lõpuks jõudis sinna, kuidas see tema eeskuju lõpuks hakkas talle sama suurt tähelepanu pöörama, nagu ta oli pööranud LL Cool J'le näiteks. Ja kuidas see tema eeskuju kirjutas Bastale lõpuks e-maili ja see eeskuju suri vist paar aastat tagasi, aga ta kirjutas Bastale veel enne lahkumist, et nüüd sa oled jõudnud kohale, Basta, et sa oled nüüd jõudnud sinna, kuhu on jõudnud kõik maailma vägevaimad muusikud. Ja ta tuletas Bastale meelde, et sellise suuruse saavutamine ei pruugi alati juhtuda kohe alguses. Et see on tegelikult tavapärane, et vahel see tuleb palju hiljem ja meenutas Bastale, kuidas Pink Floydil tuli The Wall. The Wallini läks aega 8 albumit. Ja see on näiteks asi, mille peale inimesed vist sageli ei mõtle, kui nad laulavad kaasa mingitele hittidele, mida kõik on teadnud sünnist saadik, see kõik tundub olevat just kui iseenesest mõistetav ja miski, mis on käinud nagu algusest peale kaasas nende bändidega, noh, näiteks ka, ma ei tea, vaadates mingit Beatlesite või Elvise hitte, eks ole, et see tundub, et no, sa nagu tingimata ei mõtle enam kronoloogia peale, et see on hiline Elvis või mis iganes. Noh, fännid muidugi mõtlevad, aga lõpuks on ikkagi nii, et Love Me Tender ja muud Elvise hittid on, et nad on justkui nagu võrdsel pulgal, et nad on nagu väljaspool kronoloogiat, nad on lihtsalt selle artisti pärand, mis tuleb meile nagu emapiimaga lõpuks kaasa. Ja see lause pani Bastat mõtlema ja see pani ka mind mõtlema. Extinction Level Event 2 on Basta, kontrollin kohe üle, see on tema 10. stuudioalbum. Ja täitsa võibki olla, et see on üks tema karjääri parimaid albumeid üldse. Noh, näis, mida ma hiljem hakkan arvama, aga noh, et kas see jõuab ka lõpuks sinna kohta, kus ma ütlen, et see on tema karjääri parim album, aga ta on kindlasti üks parimaid. Seda ma võin juba praegu öelda. Et kuidagi see on nii oluline asi, mida meeles pidada, sest see on niivõrd lohutav ja nii palju jõudu andev kuidagi tõdemus, et sa pead lihtsalt armastama seda, mida sa teed
ja edu pole mitte kunagi garanteeritud. Ja vahel võibki nii minna, et sa võid saavutada oma tõelise suuruse ja oma tõelise jälje võib-olla jätadki sa maha alles kuskil keskel või lõpupoole. Ja ma arvan, et nagu eriti arvestades, kui kärsitu ma olen nagu korraga väga kannatlik inimene ja väga kärsitu, see on siuke hästi imelik iseloomuomaduste kooslus. Et mul on näiteks vahel väga raske ette kujutada, et näiteks ma peaksin kirjutama 10 romaani veel, ütleme, ja alles siis jõudma sinna punkti, kus ma olen kirjutanud oma rehepapi näiteks või oma Tõe ja õiguse. Et mulle tundub, et kuidagi, et kas nüüd või mitte kunagi, et igat raamatut kirjutades on selline tunne, et kas nüüd või mitte kunagi. Ja väga vähestel on seda vastupidavust ja järjekindlust ja kannatlikkust, et teha edasi seda, mida nad armastavad, hoolimata sellest, millal see kultuuriline suurus või ma ei tea, see staatus siis lõpuks kuidagi pälvitakse. Ma ei tea, kas sellega mingil tasandil suhestud, samastud? Mind kohutavalt häirib muidugi see, et Pink Floydi nagu karjääri tipuks loetakse The Wall'i, kui see on ilmselgelt Dark Side of the Moon, mis oli mitu plaati enne The Wall'i, aga see on täiesti irrelevantne antud vestluses. Jah, ei noh, see on nagu huvitav selles suhtes, et sinu nagu selle jutu peale ma mõtlesin, et ma nagu uurin, et mida nagu üldiselt teised inimesed või siis ütleme, mis on see kõige lihtsam viis leida, et mida arvatakse, et mida on muusika ajakirjanikud või kriitikud arvanud sellest Busta Rhymesi plaadist. Üldiselt tundub, et nad on nagu üsna külmad selle suhtes, aga ütleme jällegi see ei tähenda suurt midagi arvestades, et nagu väga palju on neid näiteid legendaarsetest albumitest, mida nagu kriitikud põrgu saatsid ja leidsid, et on suhteliselt igavad ja mõttetud, eks ole, albumid, hoolimata sellest, et mida me nendest, eks ole, tänapäeval arvame. Aga ma üldiselt nagu ma ise ei kipu nagu vaatama muusikat sellisena, et on justkui nagu mingi selline kasv tipu poole. Et jõuda mingisugusesse, ma ei tea, muusikute valhallasse, et sa pead nagu mingi, sa pead saavutama mingi tipu. Ma arvan, et nagu on ansambleid, kellel on ilmselgelt selline üks nagu tipualbum või kehvemal juhul on sul üks tipulugu, eks ole. aga näiteks minu jaoks Rammstein, hoolimata sellest, kui head nende mõned viimased plaadid ei ole olnud, ei ole kunagi ületanud Mutterit. Et see on nagu lihtsalt nii hea plaat. Ja ütleme jällegi, kindlasti on Rammsteini fänne, kes sellele vastu vaidlevad ja see ongi nagu ju väga nagu individuaalne. Samamoodi Metallica pole minu jaoks kunagi ületanud Black Albumit ja jällegi ma olen üsna kindel, et on ka Metallica fänne, kes arvavad, et Black Album oli täiesti mõttetu jura ja tegelikult kõik, mis oli sellele eelnev, on see päris Metallica, eks ole. Ja siis me jõuame tegelikult selleni, et artistid käivad nagu pigem sellist nagu enamikud artistid nagu käivad üles ja alla ja tegelikult isegi mitte niivõrd üles ja alla, vaid paremale ja vasakule nagu muutes seda, millised nad on. Pink Floyd on nagu selles suhtes ideaalne näide, et nendel on olnud väga selgelt välja joonduvad 3 perioodi, tegelikult võib neid isegi nagu rohkem tükkideks lõigata. Igas periood, need perioodid on üksteisest nii erinevad, et igas ühes võib leida neid nii-öelda tippe, kus nad on selle, ma ei tea, selle žanri või selle nagu meelastuse nagu mingisuguse tipuni jõudnud, mis tõttu nagu neil endale tundus, et on mõistlik liikuda hoopis teises suunas, sellepärast et et need asjad on juba ju nüüd nagu tehtud, et ma nagu ise väga paljudes asjades nagu ei usu seda, et nagu artist justkui nagu kogu aeg kasvab, eriti arvestades seda, et on palju artiste, kes teevad oma parima töö nagu nullist alustades üldse või nagu siuksed, on palju artiste, kelle esimene plaat on nagu nende, ma ei tea, 10 plaadist koosnevast karjääris see kõige parem, eks ole, et nad nagu pigem kaotasid ära midagi selle ajaga või nad ei suutnud seda enam uuesti üles leida.
Ja noh, siis on nagu artiste nagu David Bowie näiteks, kes iga plaadiga ennast nagu taas lõi ja noh, see siis on väga selgelt nagu plaate, mida ülistavad ühe nagu David Bowie fännid ja vihkavad teise David Bowie fännid või siis noh, et seda kõik ongi nagu lõpuks siis väga keeruline mingisugusesse lineaarsesse või kasvavasse faasi panna, aga noh, ütleme muusiku enda mõistes ilmselt ju noh, nagu kui muusik võib-olla ise selle peale mõtleb, siis tema nagu näeb seda pigem teistmoodi ja kõik see žanrite vahel liikumine või lähenemiste vahel liikumine või mis iganes, noh, tema karjääri jooksul toimub, noh, nagu tema jaoks ongi see ju puhas kasv albumist albumisse. Ja see võib nagu täiesti loomulik olla, et ta nagu ise siis või inimesed, kes noh, ütleme näiteks teised muusikud, kes temaga töötavad või temale kaasa elavad, et võivadki seda näha kui selline nii-öelda lõpuks millegi hästi olulise või mingisuguse nii-öelda tipuni jõudmine või mingisugusesse, noh, võib-olla kas mitte tipuni, aga siis nii-öelda jutumärkides kohale jõudmisena defineerivad. Aga noh, ma ilmtingimata ei usu, et see on asi, mida fännid näevad või tavalised kuulajad näevad, et see on pigem nagu midagi isiklikumat, midagi sisemast ja see ei pruugi nagu tegelikult väljenduda selles, et sa lood näiteks mingisuguse põlvkonna albumi või isegi nagu tähtsa albumi oma enda diskograafias või oma enda fännidele. Et noh, ma ei oskagi nagu muud selle kohta öelda, kui et nagu ma olen alati nagu jube õnnelik, kui ma kuulen, et mingid artistid on loonud enda jaoks nagu sellise üliolulise albumi, et see ongi nagu nende albumi. Kui sellel albumil lõpuks nagu väga hästi ei lähe ja kui ma seda kuulen, tegelikult tundub, et see ei ole nagu väga hea album, siis mul on natuke kahju, aga noh, teisest nagu ei ole ka, sest noh, see on juba ju suur väärtus, et see inimene ise enda jaoks on loonud midagi nii tähtsat. Aga jah, ma jällegi arvestades seda, kui täiesti random on see, kuidas hinnatakse muusikat ja see, mis ühele või teisele meeldib ja ei meeldi, et noh, siis nagu lõpuks ma ei oska selle ise nagu väga suurt tähtsust nagu panna lõpptulemusena. Mind huvitab, sa kuulsid sellest albumist esimest korda, kui ma sellest rääkisin mõned minutid tagasi ja siis sa ülikiirelt ütlesid, et muusikakriitikud suhtuvad, ma ei mäleta, mis see sõna oli, leigelt või kuidagi niimoodi, et mida sa vaatasid või kust sa nägid Wikipeediat sellist kokkuvõtet? Sest ma kiiresti, kui hakkasin guugeldama, kes see Busta Rhymes on, eriti lahe on see, et sa nimetad teda pastaks ja see kõlab nagu see toit. Pasta. Busta Rhymes. Ma olen Wikipeediast laused generally favorable reviews. Ja Metacritic score 65/100. Aga see on väga hea skoor. See on väga hea skoor. 65/100 näitab seda, et hinnanguid tuleb seinast seina. Võib-olla. Põhimõtteliselt. Ütleme, hea kunst, eks ole, peab ka olema polariseeriv lõpptulemusena, eks ole. Jaa, ma räägingi, et sellepärast ma nimetaksin seda nagu heaks märgiks. Ja ma ei tea, kas Metacritic see on hästi, ma ei ole selle peale mõelnud vist niimoodi varem, aga ma peaaegu alati usaldan Metacriticu skoori videomängude puhul ja peaaegu mitte kunagi ei tule selle pealegi, et vaadata mõne heliteose Metacriticu skoori. Selles mõttes, et see tundub mulle nagu absurdne millegipärast ja ma ei oska praegu öelda, miks see tundub mulle absurdne ja miks, ma ei tea, Super Mario Metacriticu skoori vaatamine ei tundu mulle absurdne, aga mäng võib sulle ka mitte meeldida, aga olla hästi tehtud mäng ja mäng võib sulle meeldida ja olla kehvasti tehtud mäng, et noh, nagu mehaanikad ja kõik sellised asjad on ju ikkagi asjad, sa mängu puhul vaatad palju rohkem asju review'st versus see, et miks muusikakriitika üldiselt on veits nagu mõttetu ja samas ka väärtuslik ressurss, eks ole, et noh, üks asi on see, et ta kureerib, mis on väga väärtuslik ja sa saad teada asju, mida sa võib-olla muidu ei oleks täheldanud, aga teisest küljest see on ju nagu nii maitses kinni ja jällegi noh, tuleme tagasi sinna, et Beatlesite täiesti geniaalseid ja noh, nagu või ütleme, ajastut defineerivaid albumeid on kriitikud nagu suvaliselt minema pühkinud, sest see ei olnud nagu osa sellest, mida oodati või
või vaadati või otsiti siis, et noh, et nagu muusikakriitika nagu ühest küljest on oluliselt mõttetum kui mängukriitika, aga noh, eks ta siuke nagu mõttetum, ma ütlesin, et ma üritan otsida üles mingi plaadi, mida mina pean nagu kuidagi ütleme siis nagu, et ma ei hakkaks otsima nagu mingit Pink Floydi klassikalist albumit või vaadata, mida arvatakse nagu Metacriticus Dark Side of the Moon'i kohta, et ma võtaks midagi nagu tänapäevasemat, et nagu võrrelda, et mis võiks siis olla nagu selline nii-öelda Metacritic score, mille järgi, kui ma seda näeksin Metacriticus, siis ma mõtleksin, et et see on nagu huvitav album, et ma peaksin seda uurima, sest kui ma näeks 67, siis see automaatselt mõtleks mulle, et okei, et noh, ma ei tea, kas ma viitsin seda enam vaadata. Et ma võtsin ette Janelle Monáe albumi Dirty Computer, mis on minu jaoks üks geniaalsemaid albumeid viimastel, ma ei tea, aastatel. Ja selles skoor on 87, et siis sealt maalt ma hakkaks nagu vaatama, et 87, et vau, et seda on nagu kriitikud väga hinnanud, aga siis ma jõuan jälle tagasi selle, et tegelikult ma ise nagu kriitikute hinnanguid väga oluliseks ei pea. Ja just hiljuti näiteks ma vaatasin The Needle Drop, kes on üks YouTuber, Anthony Fantano, kes nagu teeb hästi palju muusika, albumite siis ülevaateid ja annab hinnanguid, et ta oli teinud uuest Open Mike Eagle'i albumist, mis mulle väga meeldib. Oli teinud oma nii-öelda siis selle hinnangu ja see plaat sai ainult 60, mis on sama, mis ta on andnud sellele Busta Rhymesi uuele albumile, et siis me jõuame jälle tagasi selleni, et tegelikult see ei ole üldse oluline. Jaa. Mulle tundub, et see on teema, mida annaks väga mitmekihiliselt lahata, et miks tundub muusikakriitika valdkond nagu vähem usaldusväärsemana kui mängukriitika valdkond. Ma ei ole praegu suuteline seda teemat omalt poolt kuidagi edasi arendama üheski suunas. Aga ma olen suga nõus põhimõtteliselt, et see on väga kummaline asi. Letter to You Bruce Springsteenilt on saanud 88, on praegu Metacriticust. See on Springsteeni viimane album vist, on ju? Ma ei ole seda veel ette võtnud. Ma ka ei ole. Aga kuidagi Busta uue albumi puhul ka ma ei ole lugenud ühegi muusikakriitiku hinnangut sellele albumile. Kõik, mis ma olen nagu üles korjanud seoses selle albumi ilmumisega ja seoses Busta tagasitulekuga, on tulnud inimestelt, kelle alustuseks on tulnud sealt, on tulnud sellelt pinnalt, mida näitab üldse selle albumi tegijate nimekiri näiteks, et mis inimesed see album on kokku toonud ja mil viisil. Ja sealt edasi puhtalt see, milline kogukondlik sündmus juba eemalt vaadates paistab olevat tema tagasitulek. Millised vestlused toimuvad selle albumi tähistamise puhul, mis näoga inimesed räägivad. No kõik see. Ehk siis ma olen kasutanud kuidagi oma sellist ruumis valitseva õhkkonna hindamise oskust. Hindamaks seda, mida see album tähendab. Ja ma usaldan seda instinkti. See ei ole mind väga alt vedanud elus ja puhtalt selle pinnalt ma julgen küll väita, et tegu ei ole mingisuguse hetkelise sähvatusega. Hoolimata sellest, mida mingid kriitikud ütlevad või ei ütle, see lihtsalt on selgelt sündmus nii paljude inimeste jaoks ja ka nii paljude muusikute jaoks, kes tänasel päeval suunavad seda, mis asi üldse popmuusika on. Et vaadates kõiki neid märke on lihtsalt raske mitte pidada seda albumit väga oluliseks. ja ühesõnaga. Ma kindlasti kuulan seda, sest sa tekitasid minus nagu väga kõrgendatud huvi selle vastu ja ma püüan seda mitte kuulata nagu kõrvaga, et kas see on nüüd legendaarne album.
vaid püüan kuulata lihtsalt kõrvaga, et kas see on album, mida ma naudin, sest ma arvan, et see on nagu palju olulisem. Jaa, see ongi peamine, legendaarne see kõik on, legendaarne on Busta Rhymes. Ma ei tea, kas see album on legendaarne, aga lihtsalt tema tagasitulek tuletas meelde, et ta on üks hip-hopi legendidest, reaalselt nagu elavatest legendidest, ilma kelleta on lihtsalt nagu raske mõelda üldse hip-hopi peale. Ja jah, ühesõnaga, soovitan soojalt. Ma pean selle hip-hopi dokumentaali Netflixis uuesti ette võtma, sest ma olen selle nüüd kogu mahus läbi vaadanud, aga mul on tunne, et see, ütleme, see on ikka meeletult mahukas, see on nagu reaalselt kogu žanr muusikast, mis vaieldavalt on kõige olulisem žanr tänapäeva muusikas. Et nagu hip-hop žanrina on peaaegu kogu tänapäeva mainstream muusika alus. Ja seetõttu võtta seda nagu kokku, ma ei tea, isegi mõne hooajaga ühes nagu dokumentaalfilmis ongi nagu väga keeruline ülesanne ja siis, kui sa selle kõik oled läbi vaadanud, siis ilmselt sul jäävadki meelde võib-olla, ma ei tea, 3 kõige olulisemat asja, eks ole, et mul on tunne, et ma peaksin nagu seda uuesti vaatama, et ma märkaksin ka neid arenguid ja neid tegelasi, kelle kohta ma ei suutnud kõike meelde jätta. Kellest mina ei ole siiamaani vaadanud seda. Okei, ma väga soovitan, see on väga hea sari. Ma nägin seda pisteliselt, kui mu abikaasa vaatas seda, aga siis ta oli, ma ei tea, kas ta isegi mu kihlatu oli siis, aga me elasime koos. Ühesõnaga, ta vaatas seda ja see juba kõrvalt vaadates tundus hästi kaasahaarav ja huvitav. Samamoodi nagu Foo Fightersi Sonic Highways doksari tundus meeletult rikkalik ja huvitav. Seda tüüpi muusika doksari. Kas sa vaatasid selle läbi? Mis Sonic Highways? Jaa, selle ma vaatasin lõpuni ja sellega mul tekkiski sarnane tunne nagu ka seda hip-hopi doksarja vaadates, pisteliselt vaadates, et see maailm, see valdkond on nii suur ja lai ja mitmekesine, et mul pole nii palju päevi elus, et vääriliselt süveneda kõigesse sellesse, millesse ma võiksin tegelikult seal süveneda ja et vääriliselt hinnata kõike seda, mida ma võiksin sellest maailmast avastada. Ja see ei ole ängistav tunne, vaid see on vastupidi kuidagi tohutult elevile ajav tunne. Et see ei tekita sükest nagu meelte ülekoormatuse ja kurnatuse tunnet, vaid vastupidi kuidagi kõditab uudisimu ja tekitab tahtmist sukelduda sinna võimaluste ookeani. Seda on rõõm kuulda. Kahjuks Sonic Highways tundus mulle nii kohutavalt igav sari ja oli ka lõpuks nii kohutavalt igav album. Et minul sellega nagu väga mingit erilist nagu sidet ei tekkinud. Mis su Metacriticu skoor oleks sellele dokile siis? Võt ma ei tea, 30. ma ei ole vaadanud, aga 30, ei, mis sina paneksid 100 punktist? Mis oleks minu skoor 100 või? Jaa. Sonic Highways, plaat pluss dokumentaalsari. Ei, doksari ainult doksari. Ma olen vaadanud reaalselt ainult vist esimest ja teist osa ja sealt edasi ma nagu ei viitsinud enam. Nii et ma ei tea, võib-olla tõesti mingi 3 siis 10. Või tegelikult võib-olla 4-5, et seal on tegelikult väga palju põnevat infot, aga jah, see nagu ei huvitanud mind ja kusjuures see oligi nagu huvitav, et Wasting Light, mis oli siis album Foo Fightersilt, mis tuli enne Sonic Highways on minu meelest üks nende parimaid albumeid üldse läbi aegade, et eks see ongi nagu lõpuks siuke huvitav värk. Kusjuures Foo Fighters on veel üks vastupidavuse ja järjepidevuse ja ma ei tea, kestmise etalone, arenemisvõimelisuse etalone. Ja sellisena jällegi ma alati hindan neid lihtsalt nii kõrgelt. Neil on jälle uus plaat aga sellestki tulemas. Oleme me varemgi rääkinud. Neil on jälle uus plaat tulemas. Tulemas, ja see avasingel Shame pole üldse paha. Mulle see väga ei igav, meeldinud. aga see on meeldejääv ja mida rohkem see mind kummitab, seda
seda parem see tundub tegelikult. Ma olen seda ainult ühe korra kuulanud, mulle see väga ei meeldinud, aga see võib olla ka täpselt selline lugu, mis avaneb nagu pikka aega ja siis lõpuks tuleb see plaat välja ja see on väga hea plaat, aga see on see, mida ma loodan, aga jah, vaatame kuidas sellega ka lõpuks läheb. Küll aga AC/DC uue plaadi esimene singel, nad tulid jälle kokku muide pärast kõike seda, et nende siis rütmigitarrist Malcolm Young suri vahepeal ja seal oli veel igasuguseid probleeme ja Brian Johnson, kes on nende laulja, praegu tema kuulmine oli nii tugevalt kahjustunud pikka aega, et nad ei saanud nagu midagi teha. Aga nad on taas jälle koos, tuleb neil varsti välja uus plaat nimega Power Up, või äkki juba tuli, ma ei ole nii palju jälginud ja sealt tuli esimene single Shot in the Dark, mis selles suhtes, et kui seda nagu iga mõistlik nagu muusikakriitika analüüsiks, siis ta ütleks, et see on täiesti igav, sellepärast et see on täpselt see sama lugu, mida nad on terve oma karjääri vältel kogu aeg teinud. See üks lugu, mida AC/DC alati teeb. Aga see on väga hea lugu ja AC/DC on alati väga hea olnud, nii et ma usun, et ka lõpuks on see plaat. Huvitav. Jaa. Ja näed veel ühed zombid, kes ei ole nõus lahkuma areenilt. Ja sellel plaadil on Metacritic score juba 80/100. Ma ei tea, aga see album ei ole väljas veel. Ei, ma nüüd lugedes vaatan, et ta tuli 2 päeva tagasi välja, nii et eks ma pean seda kuulama minema, ma ei ole veel seda ette võtnud. No selge, siis lähme kuulame AC/DC-t. Ma ei ole kunagi nende fänn olnud, aga võib-olla nüüd juhtub ime. Sa kuulad AC/DC-t ja ma lähen kuulan Pastat. Jaa, võime teha sellise inimkatse. Ja ma kohtun sinuga, Ivo, siis kui pinge on maas, ehk siis kohe, kui me paneme sellele osale punkti siin ja räägime ülilõdvestunult millestki, millest siin saates ei söanda või ei jaksa rääkida. Õige, Jim. Paneme punki. Okei. Kuigi tundub, et saade peaks juba nagu läbi olema, võib-olla teil on selline tunne, et see saade peaks ammu juba läbi olema, siis ühest asjast peab veel rääkima, nimelt 28. novembril, mis on laupäevane päev, on selline eriline osa popkulturiste ja eriline üritus, nimelt toimub Aparaaditehases Tartus selline podcasti festival nagu Aparaadio, kus siis ka meie astume üles. Ma saan aru, et need kavad ja asjad on siin natukene nagu muutunud. Viimase info järgi me peaksime olema Armastuse saalis poliitikalaval. Miks me täpselt poliitikalaval oleme? Ma ei oska väga hästi lahti seletada, kuivõrd ainult sellega, et see COVID-19 ja sellega seotud mured on sundinud siin neid asju natukene ringi tõstma ja võib-olla sellepärast, kui te tunnete huvi selle festivali vastu ja tahate meile kaasa elada läbi selle, et siis uurige selle festivali Facebooki lehte, et mis see viimane info on ja kuidas see kõik toimub. Aga igatahes ma loodan, et te kuulate seda saadet siis kas selle festivali enda raames või pärast nagu ikka oma podcasti playerist ja hoolimata sellest, et me poliitikalaval ilmselt poliitikast väga ei räägi, on see ikkagi nagu põnev ja lahe ja vaatame, loodetavasti see läheb kõik hästi.